ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Issand olgu teiega. Õnnis on inimene, kelle üleastumine on andeks antud ja kelle patt on kinni kaetud. Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Tunnistagem siis ka seda jumalateenistust alustades esmalt pihilisena Jumala ees oma patud üles, et võiksime puhta ja rõõmsa südamega seda jumalateenistust pühitseda, olgu siis siin Põlva kirikus või veebiülekande kaudu mitmel pool maailmas, et me võiksime Jumalat kõigi tema heategude eest tänada ja temalt ka kõike paluda, mida meil ihu ja hinge poolest tarvis läheb. Kõige väeline Jumal, halastaja sa, mina, vaene patune inimene, tunnistan sinule oma patud üles, mis ma mõtte, sõna ja teoga olen teinud ja millega mina sinu viha ja sinu nuhtlust ajalikult ja igavesti küll olen ära teeninud. Aga minul on nende pärast väga kahju. Mina kavatsen neid südamest ja palun sinu isaliku halastuse ja sinu armsa Poja Jeesuse Kristuse, meie õnnistegija, kibeda kannatamise ja surma pärast. Ole sa mulle, patusele inimesele armuline ja halasta mu peale. Anna mulle andeks kõik minu patud ja anna mulle armust, püha vaikväge, et saaksin parandada. Kõige väeline Jumal, halastagu meie peale. Andku meile andeks meie patud ja juhtigu meid igavesse ellu. Aamen. Kõige väeline Jumal ja Isa, sina toitsid oma rahvast kõrbes taevaleivaga ja läkitasid oma ainsa Poja kõigi inimese elu leivaks. Aita meil loobuda sellest, mis ei toida meie hinge ja elada sinu sõnast, mis juhatab meid igavesse ellu. Jeesuse Kristuse, sinu Poja, meie Issanda läbi. Võime võtta istet ja kuulgem pühakirja lugemisi. Lugemine Vanast Testamendist, prohvet Jesaja raamatust. Hoi, kõik janused, tulge vee juurde. Ka see, kellel ei ole raha, tulgu, ostku ja söögu. Tulge, ostke ilma rahata, ilma hinnata veini ja piima. Miks te vaete raha selle eest, mis ei ole leib, ja oma vaevatasu selle eest, mis ei toida. Kuulake mind hästi, siis te saate süüa head ja kosutada ennast ammusate roogadega. Pöörake kõrv ja tulge minu juurde, kuulake mind, siis on teil edu. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
rõõmustage koos Jeruusalemmaga, kõik, kes teda armastate. Rõõmustage koos Jeruusalemmaga, kõik, kes teda armastate. Õnnis on inimene, kelle tugevus on sinus, kelle mõttes on pühad teekonnad. Nuturust läbi käies teevad nad selle allikad tõmmaks, ka varajane vihm katab neid. Rõõmustage koos Jeruusalemmaga, kõik, kes teda armastate. Nad saavad rammule rammu lisaks ja ilmuvad Jumala ette Sionis. Issand, vägede Jumal, kuule mu palvet, võta kuulda Jaakobi Jumal. Rõõmustage koos Jeruusalemmaga, kõik, kes teda armastate. Meie kilp, Jumal, vaata siia ja pane tähele oma võitud mehe palet. Issand Sebaot, õnnis on inimene, kes sinu peale loodab. Rõõmustage koos Jeruusalemmaga, kõik, kes teda armastate. Kuulake lugemist Apostel Johannese ilmutuse raamatust. Ma nägin uut taevast ja uut maad, sest esimene taevas ja esimene maa olid kadunud ning merd ei olnud enam. Ja ma nägin uut püha linna, uut Jeruusalemma, taevast Jumala juurest alla tulevat, valmistatud otse kui oma mehele ehitud mõrsja. Ja ma kuulsin valju häält troonilt hüüdvat. Vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama ning nemad saavad tema rahvaiks ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks. Tema juhib ära iga pisara nendest silmist ning surma ei ole enam, ega leinamist, ega kisendamist. Ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud. Ja troonilistuja ütles, vaata, ma teen kõik uueks. Tema ütles, kirjuta, sest need sõnad on ustavad ja tõelised. Ja ta ütles mulle, see on sündinud, mina olen A ja O, algus ja ots. Mina annan Janusele ilma tasuta eluvee allikast. Võitja pärib selle kõik ning mina saan temale Jumalaks ja tema saab minule pojaks. See on Jumala sõna.
meie issanda Jeesuse Kristuse püha evangeelium Johannese järgi. Jeesus ütles oma kuulajatele: mina olen eluleib. Teie esiisad sõid kõrbes mannat ja surid. See on leib, mis taevast alla tuleb, et inimene sellest sööks ega sureks. Mina olen taevast alla tulnud elav leib. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti. Ja leib, mille mina annan, on minu liha. Ma annan selle maailma elu eest. Sellest tõusis juutide keskel suur tüli. Nad küsisid, kuidas saab tema anda meile süüa oma liha. Jeesus ütles neile: tõesti, tõesti ma ütlen teile, kui te ei söö inimese poja liha ega joo tema verd, ei ole teie sees elu. Kes minu liha sööb ja minu verd joob, sellel on igavene elu ja mina äratan ta üles viimsel päeval, sest minu liha on tõeline roog ja minu veri on tõeline jook. Kes minu liha sööb ning minu verd joob, see jääb minusse ja mina temasse. Nii nagu elav isa minu on läkitanud ja mina elan isa läbi, nii elab ka see, kes mind sööb minu läbi. See ongi leib, mis on alla tulnud taevast. See ei ole niisugune leib, mida teie esiisad sõid ja surid, aga kes seda leiba sööb, elab igavesti. See on püha evangeelium. Armo teille ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt, kes andis enese meie pattude eest, et meil oleks elu ja oleks seda ülerohkesti. Aamen. Kun Jeesus oli oma kuulajaille öelnyt need sonat, tänä evankeli jüngrit talle, se sona on ränk, kes suuttab seda kuulda. Jeesuse sanat ongi imelikud ja hakkame neid nüüd üheskoos uurima. Ma tahan tänäses jutluses välja tuua 3 peamist kysymystä. Esiteks, missä on sinu ikäpäiväinen leip? Mitä sä igatset? Teiseks, kas Jumal hoolitseb selle eest, et sul oleks seda ikäpäiväistä leipä? Ja kolmantaks, missä õieti on se, mitä Jumal tahab sulle antaa ja kusta selle leidät? Missä on sinu ikäpäiväinen leip? Se, mitä sä igatset. Ja olemme taas siinä punktissa. Samassa punktissa kuin olimme enmisellä kevadella. Koronapiirangud. Meie vabadust piiratakse. Monesit se turvastab, teistelle on se täiesti okei. Nyt piirangute ajal on hea tehdä sitä, mitä meie peaksime tekemään paastuajal nagunii. Hinnata end. Missä on minulle tähtis? Missä on minulle sä nyt paastuja piirangute ajal endalt kysymä. Tuleb millalgi hästi peattuta, et selle ylemmötletä. Voi olla, että monetel on lihtne sellistelle kysymystelle vastata. Vastata neitä asju, missä heat ja mitä umpes koik heaks tunnistavat. Aga kas need selliset asiat on need, missä sinulle tõesti tähtiset? Mä väitän,
että todelliselt näet just oma arkielus seta, missä sinulle toesti tähtis. Meillä on niin lihtne suuka tunnistata tähtsateks hoopis muita asioita kuin neitä, mitä oma elu praktiikkas näemme. Jeesusella on tänään se päivä loos leivateema, ja se perästä me kysymme, missä on meidän ikäpäiväinen leipä. Ikäpäiväinen leipä on siis se, missä me vajamme, mitä meidän elus peamme tähtsaks, mitä me ikatsemme, mille me annamme oma aja, raha ja tähellepano. Se, mitä me peamme oma elujaoksi välttämättöksi. Tihti on niin, että muistamme, missä meille on tähtis, alle siis, kuin se meitä älä voittakseen. Monet on yllättävältä murelikkut, kun ei saa piirangutte ajal vapaalt jousaalis, voi ilusalongis, voi ostokeskuses, voi kuskil mujal käydä. Ne asiat on siis sellistelle inimestelle neet, mitä nat ikatsevat. Ne voivat olla heat asiat, aika pole hea, kuin nat muuttuvat liikatähtsätteksi. Voivat tulla piirangutta ajatna kuin nyt, ja neet voittaksä ära. Ja täijästi selkeä on, että yksi kort, ikä meie kaunistus, vorm ja omatus voittaksä ära. Ehkä monetelle teistelle on suurin mure se, että nat ei saa täijästi vapaalt, kuin sellaista saa meie kaikki tähtsam ikatsus. Sest sekin voittatakse yksi kort meiltä ära. Yksi kort Jeesus ennustas Simonalle. Toesti, mä ytlen sulle, kui sä olit noor, vööttaksit sä ent ise, niin läksit, kuhu sä tahtsit. Aga kui sä vanaks saat, siis sä siruttat oma käet väliä, ja keegi teine vöötab sind, ning viib sind, kuhu sa ei taha. Eks ole se loppute lopuks meie kaikki tulevik? Hiljimalt siis, kun meit maha maettakse, saapu paljutelle vapatuse lop. Mä tahan akaa julkustata sint, nyt paastu ja piirangutte ajalla. Uuri oma sytant, missä sinulle toellisesti olullinen. Mitä sä ikatset? Mitte ainut sonates, vai päriselt? Tekelikkus elus praktiikkas. Ja kui sä mitäkin leijät, siis kysy endalle. Kas se on ikka todelliselt hea? Kas se on miski, missä on hea, ka Jumala ees? Kaikille meistä on tähtis kysymys. Kas Jumal huolitset meie ikäpäiväisen leivä eest? Olemme nyt kasuttanut sitä ikäpäiväistä leipä sonana selle kohta, mitä kaikki meil eluks vaja läheb. Jumal huolitseb meie vajatuste eest. Talle ei ole meie arkielu vööras. Ta sai ise inimiseksi ja elas täie inimelu Jeesuses Kristusessa. Jumal ei ole meille lupannut, että me saamme elata siinä maapeal rikkast ja murettut elu. Aga ta on lupannut meie eest huolitseta. Kas sä kahtlet selles? Uurimme. Ikä yhel meistä on vaja ikäpäivästä leipä, tähtähellisessä tähentysessä. Ainet, mitä toittuks tarvimme, tulevat loottusesta, mille Jumal on luonut ja mille eest Jumal ikal hetkel huolt kannab. Lootus ei ole meie käes, kas pole nonta. Seal tööttävät teiset
suuret jout, mis pole meie voimuses. Lootus on Jumala käes ja see läbi on ka meie igapäiväinen leib täiesti Jumala käes. Kas sä olet igatsenut, et saaksit nähdä monta imet? Vaata peeglissä. Iniminen ise on suuri ime, mille Jumala on luonut. Inimisenä olet sä tohuttult keerullinen olevus ja on Jumala ime, että saamme elata tänäisellä päivällä. Jumalalle saamme antaa tänu ikä päivä eest, millä tohimme elata. Jumal pole täyttänyt meille rikkasteka murettu elu. Meidän elu voi olla ikäpäiväisen leivä puolesta vaine. Voi saavuta aeg, millä me ei tule ise toime. Aga Jumala on luonut meit elämä yhdessä olema yksisteiselle abiksi. Se peaks olema tosi niin peretes yhiskonnas kuin eritti ka kirikkus ja kokutustes. Jumal hoolitseb meidän ikäpäiväisen leivä eest, aga sellest ei piisa kaikille. Jeesus kõneles tänäses evankeliumin loos juutitelle sellest, kuidas nende esi-isät soit korpes mannat. Just ennen kuin Jeesus kõneles eluleivästä, olit juutitet palunut, että Jeesus näyttäks neille imet, mis toentaks neille, että Jeesuksen sonat on tote. Yle 1000 aastaa takaisin, kun Jumala oli juhtinut Israelin rahva väliä Egiptuse orjusesta, ja kuinat oli teekonnal 4 surma lähetäl, oli Jumala teinut neille ime, niin lasknut taivast mannat satata neille leiväksi ja roaksi. Biblistä näemme, että imete paluminen oli juutita jaoks mitäkin ysnä tavallista. Mä arvan, että mitmet meistä on sovinut, että Jumala näyttäks meille monet imet. Niin, että meie ei peaks enää kahtlema. Praegusel ajal paluvat mitmet Jumalalt imesit. Kes tahab nähdä mitäkin eripärästä, kes tahab saada terveks, kes tahab rohkem onnistust. Tegelikkutest enamasti vist küll lihtsam rohkem raha. Mä arvan, että ka Eestist leitub selliseid jutlustajaid, kes inimestele sääräseid asju lupavat. Aga sellel päiväl ei lasknut Jeesus inimestele leipä satata taivasta. Jeesus ütles, että kuigi juutite esi-isät olit saanut korpes nähdä imesit, surit nat omettikin. Kuigi nat oli saanut nähdä mitmeit imesit, ei pysynyt nat usus, ei jäänyt ruuks Jumalalle, eikä pääsenyt tauttattut maalle. Me voi olla kujutlemme, että kun Jumal ainut näyttäks mulle mont imet, siis mä usuksin ja oleksin alatti Jumalalle truu. Että kun Jumal mulle vait mont imet näyttäks, siis mä hakkaksin kintlasti kristlaseksi. Se on väga loomullik notte. Aga mä kartan, että se pole tosi. Toesti mä usun, että Jumal voi praeguselgi ajal teha meille imesit. Ja ta teebki. Se voi ketagi aitata, ketagi inspireerida, aga se ei ole meie usu aluseks. Juutite esi-isät sait nähdä imesit, aga surit ikkaki epäusus. Mä arvan, että kahjuks mitmetele inimestele on se tosi ka praegusel ajal.
Imet kannavat yksnes pisutetasi. Aka olla kristlainen, se pole yksnes pisut, yksnes yyrikke innukkas hetki. Kristlaseksi oleminen on maraton. Se on korperännäkö. Ja koikke tähtsam on se, kas me pääsemme tauttattut maalle voi mitte. Kui me ei saa, siis pole milletski kasu. Jeesus ei tahnut selle päivällä näyttätä juutitelle ihmesi, vaid ta soovis antaneille mitäkin paljon enamat. Ja praegusel ajal, tänäisel päivällä, tahab Jeesus ka meille mitäkin paljon enamat kuin vaid imesit. Mitä tahab Jumal sulle ja mulle, meille kaikille, antaa? Ta tahab anda niin paljon, kuin keegi teiselle üleüldse anda saab. Jumal annab meille iseenda. Jeesus ütleb, minä olen eluleip. Ja seda eluleipa annetakse meille. Jeesuse sonat shokkeeris inimesi, ja se pole ka ime. Ta kõneles inimese poja tema enda liha ja vere söömisest ja joomisest. Tol päivällä ei saanut jüngrit sellest aru, aga hiljem nad sai. Sel ööl, mil issand Jeesus enda andis oma tagakiusajatte kätte, seattis issand ka püha armulaua. Siis vottis ta leiva, ulattas jüngritelle ja ütles, see on minu liha. Samamoodi veinikarikkat ulattes, see on minu veri. Meillä on antanut määrätty taottus. Jeesus lupaa meille, että tema ise on siinä leivas ja veinis, mitä me armulaual söömme ja joomme. Armulauas tulee Jeesus meisse, ta yhentub meiega. Ja siinä on määrätty taottus. Kes sööb seda leipa, see elab ikavesti. Kes joob Jeesuse verd veinis, sellel on ikavene elu. Need on Jeesuse enda sanat. Jeesus tahab siin anda meille iseennast ja sellega koos ikavese elu Isä juures. Siinä on paljon rohkem kuin meidän ikäpäiväinen leip. Siinä on paljon rohkem kuin tervenemisimet. Siinä on se toellinen ime. Jumal tahab votta enda juurte sellise inimisen nagu sinä ja minä. Pattuset inimiset, ketä tema tahab moista oikeeksi. Siinä on toellinen ime. Kui tahat olla Jumalalle lähetäl, kui tahat tulla Jumalan juurte, siis tule armulaualle. Seal on Jeesus lupannut olla. Seal pakkupta meille eluleipa, mis toob meille ikavese elu. Praeguste piirangute ajal on räägitud uudiseid, just kui oleks kirikut nüüd kinni. Mitmed on tuntunut muret selle üle, kas enam ei saa jumalateenistusel käia ja armulauta vastu votta. Mä julgen öelda, että se on Jumalan tahte kohane ikatsus. Se on paljon parempi ikatsus kuin miski muu. Aga ära kurvasta. Piirattut on yksnes avalikkut jumalateenistukset. Kokutuse liikmetele on aika voimallus armulaua sakramentti vastuvotta ka piirangutte ajal. Votta yhendustoma kokutuse vaimullikkeka ja kysi, kuites ja millal saat tulla armulaualle.
Voi olla, olet sä halvas olukorras ja ei saa kirikkusse tulla. Akka armulauta saat vastuvottaa mujalkaa. Kun Jeesus tuli heal meelel haikette ja pattusta juurte, niin tulepta oma preestritte apil, ka tänä heal meelel haikette juurte, nente kotu tesse. Ära siis unusta oma issantat, ka piirangutte ajal, vat ikatse tema juurte. Issant ei tule meidän juurte mitte ainult armulauas, vaid samutti tema sonas. Saat ikä päivä elata usus ja kasuttata Jumala sona, kus Jumal ise on liki. Loe piiplit, kuule selle opetusta, suhtle oma isäkaa palves. Kui tänullekin tohimme olla selle yle, et mitte miski ei saa meitä lahuttata Jumala armastusesta. Tänään meillä on esimene Jumalateenistuse ylekanne uue videoylekante tekniikkaka. Tänu Jumalalle, etkä selle kautta jou Jumala sona paljutesse kotutesse. Tänään peettakse eesti emakeelepäivä. Tänu Jumalalle, että meillä on Jumala sona meidän armsas eesti kieles. Tänu Jumalalle, että Jeesust saamme usu läpi, alatti oma sydämes kantaa. Niin siis, että kaikki koneltut kokkuvotta, missä sinun ikäpäiväne leipi. Uuris seta omas sydämes nyt paastuja piirangutte ajalla. Kus räntävät sinun möttet ja ikatsuset. Mille yleensä piirangutte ajalla muretset. Kas ne on selliset asiat, mille yle voit Jumala ees uhke olla. Voi äkki hoopis niin sukuset, mille pärast ental kapisut piinlik on, kuin taipatet just selliste asiate pärast ent vaevat. Ja mitä ei passi isekin palves Jumala ette kanta. Kas Jumal huolitseb sinun ikäpäiväse leiva eest. Ja, ta teeb seda. Isekin siis, kun meie seda alati selgelt ei näe. Ta annab meille seda, mitä meil tõeliselt vaja on. Sakeli palumme Jumalalt mitmeitä asju, mis meille tegelikult head ei ole. Aga Jumal oma headuses tihti ei anna meille neitä asju lihtsalt sellepärast, et me neid palusimme. Monikord ehkä olemme palunut Jumalalt imesit, aga pole pannut tähele neid imesit, mitä Jumal on jopa meille antanut. Jumal tahab anda meille selle kaikkein suuremma ja olullisemma, mitä keegi teiselle voi antaa, iseennast. Jeesus on ütlenud, että tema on eluleip. Tema on ikävene elu. Ja me saamme teda omata, kui armulauas tema ihu ja verd söömme ja joomme. Jumala taottuset yhentuvat väliselt niin tavallisen leiva ja veiniga. Jumala väki riiettub norkusesse meie tasandille. Tulku milliset ajat tahes ja milliset piirangut tahes, sinä ära karta tulla Jumala juurte. Sä saat tehdä sitä armulauas, kui voittat yhentust oma kokutuse vaimullikka. Ka praegu piirangutte ajalla. Ja saat tulla usus Jumala sana juurte. Au olku Jumalalle, kes iseennast meille annab. Kiitettu olku Jeesus Kristus ikäväisestä ajasta ikävästi. Amen. Me tunnistame oma püha ristiusku apostliku usutunnistuse sõnadega nõnda üteldes. Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse Isasse,
taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse Pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, 3. päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõigeväelise Isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Aamen.
Eestpalves tuletame täna issanda ees meelde tema uinunud sulaseid Peeter Karmat, kes siia ilma sündis 27. detsembril 1946. aastal. 5. märtsil siit ilmast lahkus ja eile puhkama sängitati. Samuti Viktor Kassi, kes sündis 6. detsembril 1945. aastal. 2. märtsil igavikku kutsuti ja eile puhkama sängitati. Ning Kalju Prükki, keda 40 päeva möödumisel tema surmast mälestab tänutundega tütar Pille Prükk. Igavene rahu anna neile, issand, ja valgus lõpmatu paistku neile sinu kuningriigis igavesti. Nende ja kõigi surnud usklike hinged puhaku Jumala halastuse läbi rahus. Aamen. Me mõtleme eestpalves ka meie eestpalve partner kogudustele Helmes ja Jamajal. Mõtleme meie missionäridele Joonale ja Helenele Myanmaris ja kogu sealsele maale ja rahvale. Palume, et Jumal kingiks sinna rahu ja leppimist ja laseks ka oma heal sõnal seal inimeste südameid võita. Palume Jumala õnnistust ka meie oma missionäridest kaastöölistele Ollile ja Salomele, ka nendel keerulistel aegadel, kui ka laste ja noorte tööd tuleb teha interneti vahendusel, tuleb leida üha uusi võimalusi, kuidas asju ka piirangute keskel teha saab. Palume, et Jumal neid õnnistab selles töös. Aga ka Jaakobi kooli ja koolipäret, kus ju samamoodi ka nüüd algklassid on saadetud koduõppele. Palume, et Jumal laseks ka sellel õppetööl hästi korda minna, õnnistaks kõiki peresid ja annaks head lahendused ka seal, kus on raskusi õppe korraldamisel. Palvetame meie maa ja rahva eest, ka kõigi nende eest, kes seisavad koroonaviiruse haiguse vastases võitluses, nagu öeldakse, esirinnas või eesliinil. Palume, et Jumal õnnistaks tööd selle haiguse võitmisel ja kingiks armu neile, kes peavad nii tööd tegema, haigeid ravima kui ka otsuseid langetama. Ja palume muidugi õnnistust ka sellele uuele videoülekandesüsteemile ja ka uuele helisüsteemile, mis juba õieti otsapidi eilsest, aga täielikumalt tänasest meie kirikus kasutusel on. Palume, et seegi oleks Jumala riigi töös vilkas abivahend. Palugem siis nõnda, et suudaksime valvata ja palvetada koos Kristusega, eriti aga nüüd paastu ajal, et püsiksime ustavad temas, oma südant, hoiaksime oma taevase isa ligi. Palugem, et kristlased kogu maailmas oleksid sel paastu ajal Jumala sõna suhtes vastuvõtlikud. Palugem issandat. Kuule meid, armas issand Jumal. Palugem, et see paastuaeg oleks meile Jumala abi ja halastuse vastuvõtmise ajaks, mil inimesed üle kogu maa võiksid töötada rahu heaks. Palugem issandat. Kuule meid, armas issand Jumal. Palugem, et kõik, kes on patustanud või muutunud ükskõikseks, saaksid sel lepitusajal jälle pöörduda Jumala poole. Palugem issandat. Kuule meid, armas issand Jumal. Palugem, et me ise võiksime õppida kogu südamest kahetsema ja patust pöörduma. Palugem issandat. Kuule meid, armas issand Jumal. Palugem, et me väärilise tänu ja hardusega Kristuse pühadest sakramentidest osa saaksime
ja seeläbi vaimuliku täisea poole kasvaksime. Palugem Issandat. kuule meid, armas Issand Jumal. Palugem, et meie surnud pälviksid rahuliku puhkamise ja et me kõik võiksime osa saada õndsate ülestõusmisest ning igavesest elust. Palugem Issandat. kuule meid, armas Issand Jumal. Jumal meie Isa, luba oma rahval taas sinu poole pöörduda ja sind teenida kogu oma südamest. Saada meie päevadesse oma isalikku halastust ja armastust. Me palume seda Kristuse, meie Issanda läbi. Ole kiidetud, Issand, kõige oleva Jumal, sest sina oled andnud meile veini inimeste töö ja viinapuu vilja, mille toel see saaks meile vaimujoogiks. Jumal olgu kiidetud igavesti. Issand olgu teiega. Ülendagem oma südamed. Tänagem Issandat meie Jumalat. Tõesti on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname sind. Püha Issand, kõige väeline Isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse, sinu Poja, meie Issanda läbi. Sest tema on meie patud võtnud enda peale, et me sureksime patule ja elaksime õiguses. Sellepärast ülistame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinu nime ja laulame sinule kiituse laulu. Kiidetud oled sina, taeva ja maa Issand. Sa halastasid langenud maailma peale ja andsid oma ainsa Poja, et ükski, kes temasse
hukuks, vaid et tal oleks igavene elu. Me täname sind lunastuse eest, mille sa meile kingid Jeesuses Kristuses ja palume läkitama püha vaim sünnitama meis elavat usku ja pühitse tema läbi leib ja vein, mille sinu ette toome, et saaksime osa Kristuse ihust ja verest. Sest meie issand Kristus sel ööl, mil ta ära anti, võttis leiva, tänas, murdis, ulatas oma jüngritele ja ütles, võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse, tehke seda minu mälestuseks. Samal kombel võttis ta pärast õhtusööma aega ka karika. Tänas ulatas selle neile ja ütles, võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie ja paljude eest valatakse pattude andeks andmiseks. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on ususaladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu ülestõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Püha Isa, me peame seda söömaaega sinu poja kannatuste ja surma, tema ülestõusmise ja taeva minemise mälestuseks. Sina annad meile süüa eluleiba ja juua õnnistuse karikast, selle päevani, mil issand tuleb taas oma kirkuses. Valutasin, vaata Kristuse täiuslikule ja igavesele ohvrile, mille läbi sa oled maailma enesega lepitanud. Ühenda meid pühas vaimus üheks ihuks ja tee meid täiuslikuks, elavaks kiitusohvriks Kristuses. Tema läbi, temaga ja temas olgu sulle, Jumal, kõige väeline Isa, püha vaimu ühtsuses, kõik au ja kirkus igavesti. Jeesuse nimel meie Jumalalaste julgusega. Meie anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlg. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Issand Jeesus Kristus, kes sa ütlesid oma apostlitele, rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Ära vaata meie pattude peale, vaid oma kiriku usule ja anna talle armulikult rahu ja ühtsust, nagu tahad sina, kes sa elad ja valitsed, Jumal, igavesest igavesti. Aamen. Issanda rahu olgu alati meiega. Leib, mida me murrame, on Kristuse ihu osadus. Karikas, mida õnnistame, on Kristuse vere osadus. Nõnda oleme meiegi üks ihu, sest me kõik saame osa sellest samast leivast. Kristus Jumala taim, kes maailma pattu arastab meie
see on Jumala tall, kes kannab ära maailma patu. Õndsad on need, kes on kutsutud talle pulmasööma ajale. Issand, ma ei ole seda väärt, et sa tuled mu juurde. Ütle vaid üks ainus sõna, siis saab minu hing terveks. Issand ütleb, tulge, sest kõik on ju valmis.
tänagem issandat, sest tema on hea. Issand Jeesus Kristus, meie eluleib, sa oled pühas õhtu söömajas tõeliseks roaks ja joogiks meie hingedele. Me palume sind, et võiksime sinust ikka täielikumalt osa saada, sinule meelepärases pühas elus kasvada ja ükskord sinu taevariigis igavesti sinuga olla, kes sa koos isaga püha vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Isa ja poja ja püha vaimu nimel.
kuna kell 13 on pühapäevakoolitund ja teises kanalis leiritund, nagu viimasel ajal tavaks, siis Zoom-keskkonna vahendusel saab sellest osa saada. Neljapäeval kell 18 on sama lugu piiblitunniga, kui ma õigesti mäletan. Mis meil teemaks on neljapäeval? Prohvetite teema on, nii et väga huvitav ja kindlasti õpetlik kõigile. Neljapäeva õhtul siis vaadake meie sotsiaalmeediakanalitesse, et piiblitunnist osa saada ja tuleval pühapäeval, nii nagu tänagi, missa peamiselt veebiülekandega osa saada, aga loomulikult ka koguduse liikmed, kes sobivad vastu võtta püha armulauda, need saavad seda ka kirikus teha kokkuleppel siis õpetajaga. Mingem siis Jumala rahus ja teenigem issandat rõõmuga. Tänu olgu Jumalale.